Kohtumine temaga oli nagu maaväline kogemus. See oli niiske. See oli kleepuv. Alguses oli ta kõva, aga siis sulas ära. Samas oli ta nii läbipaistev. Tema sees võis lahustuda nagu suhkur või tema peal libiseda nagu õli. Tal oli suur soojusmahtuvus. Täna räägime veest. Mis sina siis arvasid? Mida me eelmistes videotes õppisime? Biomolekule, eks? Need olid justkui kõikide elusorganismide ehituskivid. Sama kehtib tegelikult ka vee kohta. Vesi on suurepärane, lausa unikaalne. Vesi katab suurema osa maakerast, vesi moodustab suurema osa meie kehast. Ilma veeta püsime elus vaid paar päeva. Ilma veeta poleks elu võimalik. Seepärast uurimegi selles videos vee omadusi. Ja üks oluline vee omadus on vesiniksidemete moodustamine. Mis on vesinikside? Sellest arusaamiseks uurime kõigepealt veemolekuli ehitust. Veemolekul koosneb 3 aatomist, 2 vesinikuaatomist ja 1 hapnikuaatomist. Seepärast tähistame teda valemiga H2O. Hapnikuaatomi ja vesinikuaatomite vahel on kovalentne side, mis tähendab, et vesinik ja hapnik jagavad ühist elektronpaari. Aga hapnikuaatom käitub selles molekulis nagu ahnitseja, kes tahab kõik elektronid endale haarata ja ta tõmbab vesinikuaatomites olevaid elektrone rohkem enda poole. Sellest tulenevalt tekib hapnikul õrnalt negatiivne osalaeng. Vesinikel tekib jällegi positiivne osalaeng. Osalaeng sellepärast, et hapnik ei võta vesinikelt elektrone täiesti ära. Lihtsalt vesinike elektronid veedavad hapniku ümber rohkem aega kui vesinike ümber. Sellist osaliste laengutega molekuli nimetatakse polaarseks molekuliks. Positiivseid ja negatiivseid osalaenguid tähistatakse vastavalt delta pluss või delta miinus. Üleüldiselt on veemolekul ikka neutraalne ja ilma laenguta lihtsalt ta hapnikupoolne ots on pisut negatiivsem ja vesinikega otsad pisut positiivsemad. Ja just tänu sellele, et veemolekul on polaarne, saavad veemolekulid moodustada omavahel vesiniksidemeid. Nagu me kõik teame, siis vastandid tõmbuvad. Kuna ühe veemolekuli osaliselt positiivne ots tõmbub teise veemolekuli osaliselt negatiivse otsa poole, siis selle tõmbumise tõttu tekib vesinikside erinevate veemolekulide vahele. Siinkohal peaks rõhutama, et vesiniksidemed ei ole päris sidemed, vaid see on vastasosalaengute omavaheline füüsiline tõmbumine. Nagu kevadised noored tõmbuvad omavahel. Molekulide vahelised vesiniksidemed annavad veele tema omadused. Esiteks on vesi ainus aine, millel on meie jaoks normaalsetes tingimustes 3 molekut: vedel, tahke ja gaasiline. Meie jaoks normaalsetes selles mõttes, et ta ei ole nagu lämmastik või maagaas, mille vedelaks saamiseks peab see olema superkülm, näiteks -196 või -162 kraadi. Vesinikside on hästi nõrk side. Ta tekib ja kaob, tekib ja kaob ja tekib ja kaob. Kõige paremini näeme seda efekti, kui vaatame vedelat vett, kus vesiniksidemed tekivad ja kaovad. Kui vesi jäätub, siis tekivad püsivad vesiniksidemed, mille tõttu vesi tahkestub. Aga kui vett keeta, läheb ta üle gaasilisse olekusse. Veemolekulide omavahelised vesiniksidemed lähevad katki ja veemolekulid lendavad veeauruna minema. Samuti on vesi veidi ebatavaline tiheduse osas. Kui enamiku teiste ainetega on nii, et mida tahkem, seda tihedam, siis vesi on kõige tihedam 4 kraadi juures, Celsiuse järgi. Ehk veekogudes vajub talvel 4-kraadine vesi põhja. Mida see siis kaasa toob? Näiteks selle tõttu ujub jää vee pinnal, takistades veekogude täielikku jäätumist. Tänu sellele on erinevatel loomaliikidel võimalik jää peal elada ja liikuda. Samuti ei saa suured veekogud põhjani külmuda, tagades stabiilse elukeskkonna sealsetele elanikele. Järgmiseks,
Veel on suur soojusmahtuvus. Vee aurustumiseks peab lõhkuma molekulide vahelised vesiniksidemed. Selleks kulub aga palju energiat. Seetõttu on vesi märksa stabiilsem elukeskkond kui näiteks õhk. Just sellepärast sai ka elu alguse veest ning on jätkuvalt vajalik organismide paljunemiseks. Täpselt samal põhjusel on ka paljude organismide koostises rohkelt vett. Vesi tagab stabiilse organismi sisekeskkonna. Näiteks püsisoojased reguleerivad oma kehatemperatuuri higistamisega. Keha eritab nahapinnale higi, milles on vett. Vee aurustumisse läheb aga palju energiat ehk soojust ja kui soojus kaob, siis organism muutub jahedamaks. Lisaks on veel kombeks kleepuda teiste sarnaste omadustega ainete külge. Seda omadust nimetatakse adhesiooniks. Samal ajal soovivad veemolekulid püsida ka omavahel koos. Just seepärast moodustavadki veemolekulid tilku. Seda omadust nimetatakse kohesiooniks. Kohesioon ja adhesioon on veeomadused, mis võimaldavad näiteks puudel transportida vett juurtest lehtedeni. Adhesiooni tõttu seostuvad veemolekulid taimede rakkudega ning vesi hakkab ülespoole liikuma. Kohesioonijõud ehk veemolekulide omavaheline tõmme tõmbab ka teisi veemolekule ülespoole. Ja nii suudab vesi liikuda juurtest lehtedesse. Kui rääkida rakkudest, siis vesi on veel ka väga oluline raku siserõhu tagamiseks. Eriti oluline on see taimerakkudes. Võib-olla olete märganud, et kui lilli ei kasta, siis vajuvad need lössi ehk närtsivad ära. See tulebki sellest, et kui vett pole piisavalt, siis taimerakkude siserõhk ehk turgor muutub liiga väikseks ja taimed ei jaksa enam ennast püsti hoida. Kuna veemolekulid hoiavad tugevalt üksteisega kokku, siis tekib veele pind. Sellel samal põhjusel saavad näiteks liuskurid elada vee pinnal. Pindpinevusjõud on tugevam kui liuskuri raskus. Siis on vesi veel hea lahusti ja lahustab hästi polaarseid ning ioonilisi aineid. Ioonilised ained on näiteks soolad. Sool lahustub vees väga hästi, samuti ka suhkur. Ka meie organismis on palju vett. Näiteks veri koosneb suures osas veest ja just seetõttu, et vesi on hea lahusti, lahustuvad ka paljud vajalikud ained meie veres, mis võimaldab neid rakkudeni transportida. Samuti on jääkainete kehast välja transportimine võimalik just vee heade lahustavate omaduste tõttu. Aineid, mis lahustuvad vees ja moodustavad veega vesiniksidemeid, nimetatakse hüdrofiilseteks. See nimetus tuleb sõnadest hüdro ehk vesi, fiilia, armastus. Hüdrofiilsed ained on polaarsed või ioonsed, näiteks soolad ja suhkrud. Aineid, mis vees ei lahustu ega moodusta veega vesiniksidemeid, kutsutakse hüdrofoobseteks. See nimetus tuleb sõnadest hüdro, vesi, foobia, hirm. Hüdrofoobsed ained on näiteks mittepolaarsed ained nagu rasvad ja õlid. Miks see oluline on? Näiteks seetõttu, et lipiididel on raske veres lahustuda. Selleks, et lipiidid saaksid organismis verega liikuda, tuleb kutsuda appi sõbrad valgud, ehk siis lipiidid ja valgud moodustavad sellised kompleksid nagu lipoproteiinid. Ja siis läheb sõit juba lauluga. See ongi see valkude transpordi ülesanne, millest Ott juba varem rääkis. Sarnane lugu on ka hapnikuga. Hapnik lahustub veres küll, kuid mitte nii palju, kui meil oleks vaja. Selleks, et hapnikku paremini liigutada, on vere punalibledes hemoglobiin. Ja hemoglobiin transpordib hapniku rakkudesse. Ja see pole veel kõik. Vesi osaleb erinevates keemilistes reaktsioonides meie ümber. Näiteks on vesi oluline lähteaine fotosünteesil. Ja pidagem ikka meeles, et hapnik, mis sellel reaktsioonil vabaneb, pärineb just veemolekulist, mitte süsihappegaasist. Ja viimaks, vesi on läbipaistev. Seetõttu saavad veetaimed vee all fotosünteesida. Kokkuvõtlikult just nende omaduste tõttu on vesi ülimalt oluline eluks. Veemolekul on polaarne ja moodustab seetõttu vesiniksidemeid. Veel on elu jaoks sobivates tingimustes 3 molekut: vedel, tahke ja gaasiline. Vesi on tihedaim 4 kraadi juures. Veel on suur soojusmahtuvus. Vesi võib kleepuda teiste ainete külge, see on adhesioon, ja võivad veemolekulid kleepuda üksteise külge ehk kohesioon. Vesi lahustab hästi polaarseid ja ioonseid aineid ja vesi on läbipaistev.
Vesi on imeline. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis vajuta telli, otsi videoõps üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti sõpradele, sugulastele ja tuttavatele. Anna meile kindlasti kommentaarides teada, kui video tekitas küsimusi või mõtteid. Ole mõnus, elame veel!